tere, kallid vaatajad! Täna tahaks teile näidata ühte äärmiselt lihtsat moodust, kui otsite mõnele oma küsimusele jah-ei ehk äärmiselt lihtsat vastust. Selleks kasutatakse üldjuhul niinimetatud inimpendli meetodit, mis on küll igal indiviidil üldjuhul erinev, aga siin kehtib teatud seaduspärasus, ehk siis inimene on võimeline ennast ise kalibreerima ja üks moodus näiteks, mis on eriti Venemaal laias kasutuses, näeb välja selline. Seiske sirgelt, käed puusadele välja sirutatud ning mõelge mõnele lihtsale küsimusele, a la näiteks kas ma olen mees, kas ma olen naine ning tajuge siis vastavalt kuhu poole te hakkate kalduma, ehk siis kalibreerige ja-ei vastus selliselt, nagu te teate selle õige olevat ning mingi hetke pärast hakkate tundma seaduspärasust, et ja vastusega tõmbab teid nagu otse kui ettepoole, kindla ei vastusega tahapoole või siis ka võib-olla vastupidi. Tunnen näiteks konkreetset inimest, kes ennem igat eksamit tajub laubaga, et ta ütleb, et kui ta küsib näiteks, et kas ma sooritan selle eksami edukalt, ütleb, et mul hakkab eespool laubas suruma ja siis ma tean, et ma saan selle eksami sooritatud. Kui aga ma tunnen, et ta on kuklas, hakkab suruma, sellisel juhul on kindel läbikukkumine. Et selliseid mooduseid on erinevaid ja kuni selleni välja, kellel hakkab vasakus kõrvas sumisema, kellel paremas kõrvas sumisema, aga põhimõte nende kõikide mooduste puhul on siiski sama. Antud meetod on muidugi ka oivaline võimalus arendada endas ekstrasensoorikat ja kindlasti on tegu ühe parima intuitsiooni treenimise moodusega. See võib lõpmatuseni vaielda, kus see info pärit on, kas tegu on eneseregulatsiooni intuitsiooniga või kuskilt mujalt tuleva teabega, aga seda me ei tea. Ja nagu iga muud meetodigagi, et antud juhul harjutades ja tasapisi siirdudes keerukamate küsimusteni võib juba igaüks endale välja töötada täiesti toimiva nii-öelda selgelt nägemismetoodika. Ehk siis mis on täiesti individuaalne ja ega sellest ei pea kõva häälega rääkima, aga kindlasti aitab see teha otsuseid ja mis väga oluline, aitab olla veendunud nende otsuste õiguses. Seega proovige, testige ja tänan teid tähelepanu eest.